aga ühesõnaga salajutud, season 12 eelviimane. 7. Jah, eelviimane, selle hooaja. Hapuviimane. Ja siis kas me oleme ikka Austraalias või? Jah. Me oleme ikka siin känguru pouchis. Jah, me oleme veel Austraalias. Saate meie sotsiaalmeediast siis vaadata. Kristina ja Mallukas. Sealt saate meie siis jälgida meie Austraalia seikluseid. Ja meie Austraalia seikluseid saab vist mujalt ka jälgida. Meile tundub vaikselt, et... ma ei tea, me veel vist annontsida ei tohi, aga no selleks ajaks äkki võib ju. No ütleme savi, et võib-olla väike saade tuleb, et saaksite rohkem olla kursis sellega, mis me Austraalias teeme või ei tee. Täpselt, et ma arvan, et see tuleb äge. Et inimestele meeldib meid koos vaadata, nii et üks mitte väike saade. Mul lemmik on see, et kas see olnud mitu episoodi tagasi ma rääkisin. Ma olen liiga palju asju teinud, enam ma ei reisi, ma ei tee mingit suuri projekte, nothing. Aga meil lihtsalt tulevad suured ma ei saa midagi teha. Aga tegelikult on täiega äge tulemas, et ongi meil tuleb see saade on ju, siis tuleb Alexela, siis põhimõtteliselt on kohe mingi jõulutrall, siis on Tai, siis on kevadtrall. Mul jääb veel Sri Lanka ka sinna Sri Lanka, siis on Itaalia. Kevadel, mis me teeme võitama? Kevadel äkki tuleb ka. Jälle Alexela näiteks või vaatame suuremaid asju, never know. Kuidas aeg nii ruttu läheb? Kogu aeg nagu, ma ei tea, minu meelest alles oli eelmine Alexela. Ja nüüd on uus Alexela ja võib-olla tuleb ka kevadine Alexela, never know. You never know. Kas meil tuleb mingi ideid, et kuidas seda teha lahedalt, aga pigem on. Issand, nii tore. Väga äge. No igatahes räägime sponsoritest korrad. Ja siis räägime elust. Respin nagu ikka, meie selle hooaja leivaisa. Aitäh. Suured tänud ka minu poolt. Loomulikult Magda Beauty, kus on igasugused meie ilulemmikud. Minu meelest neil on isegi kodulehel on neil see eraldi kaust meie lemmikute asjadega, kui mõnikord me midagi siin räägime ja ei jää meelde, saab sinna minna vaatama ja sooduskood salajutud kehtib ka seal. Täpselt. Peninukis on meie enda tooted, salajutude džinn, no tänaseks ma arvan, et on see passion välja müüdud, on nende enda lahedad tooted, pluss neil on rändbaar, nii et lihtsalt vaadake peninuki.ee, et seal saab kõike. Just, ja ulakas kaunitar, nagu te teate, me ei saa elada ilma oma lelodeta ja lisaks lelodele on seal muid lelusid ja kreeme ja libesteid ja kulinaid ja vidinaid ja mida saab panna igasse auku. Nii et sooduskood salajutud, hirit. Ja siis Mediron. Medironist me oleme rääkinud korduvalt erinevad kas Nerdsi tooted, Hagi tooted, siis need laundry sheets. Nende laundry sheetside kohta ma saan ikka veel küsimusi, et mis need on, et mis see hästi lõhnav asi oli? Laundry sheets, Ocean Breeze, pange otsingusse, leiate ja tõesti väga hea. Ja nüüd peale viimast seda episoodi ma tahaks seda pesumasina puhastit, et ma lähen teen selle masina puhastuse alla ära, et ikkagi tegelikult peab hoidma puhtana neid asju, mis puhastavad sinu asju. Ehk siis kõik nõudepesumasinad kõik tegelikult tuleb puhastada. Ja ma tean, et seda nõudepesumasina, vaata, et alt tuleb see mingi filter või asi lahti keerata. Ma eelmis korteris tegin seda ka mingi lõpus täiesti. Aga seda soola kasutad või? Ei. Pesumasina soola. Seda ma sain teada, et seda peab kasutama. Nõudekas või? Nõudekas on sool, jah. Kuhu seda soola paned? Selle korgi selle filtri kõrval on niuke kork, selle võtad ära, sinna valad soola. Siis pesed tühjana või? Ei, siis sa panedki sinna sisse, siis kui sul nõusi peseb. Iga kord või? Ei, no sa paned seda täis ja siis kogu aeg nagu on seal ja siis saab tühjaks paned juurde. Ja selline asi on ka veel. Ma ei ole literaali mitte ühtegi korda kasutanud. No nüüd tead. Ma olen näinud küll, aga ma olen mõelnud, et see on mingi siuke umbes nagu see, et viskad sisse ja siis puhastad. Ei, ma paned sinna ja. Okei, keegi peab siin poodi minema soola ostma. Jah, nii et aitäh sponsoritele ja ma ei tea, mis elust veel rääkida on? No ma ei tea, nagu te aru saate, siis me oleme siin 3. episoodi järjest. Mõtlesime, et me hooaja viimase saate teeme jälle 1,5 tunnis, et meil on praegu tehnilised viperused, meil on natukene kiire ja kuna me läheme reisile, siis
tahtsime, et teil ei jääks nädal ilma episoodita, jah, vaid pigem siis on 3 tunnist episoodi. just, nii et me üritame teie jaoks siin olemas olla nii hästi või halvasti, kui suudame. Aga ma ei teagi, elu poole pealt ongi, et lihtsalt kuidagi läheb üles mäge praegu ja ma tunnen, et nagu on chill vibes ja I love it for us. Tead, ma tahan rääkida ühest unistusest, mis mul tekkis. Nii. Ja mul on see unistus olnud umbes eile lõunast, nii et I have to have it. Okei, aus. Ei nagu, vaata, kui ma kolisin sinna majja, siis ma ütlesin, et ma never ever enam ei koli. Aga nüüd ma mõtlen, et ma võib-olla ikka pean kunagi kolima. Nagu mitte muidugi lähiaastatel, sest et siis kui lapsed välja kolinud on? No ma ei tea, kas just lapsed välja kolinud, võib-olla äkki siis, kui lapsed on piisavalt suured, et nad saavad ise valida, et äkki nad tahavad, ma ei tea, rohkem Kardo juures olla. Ma ei tea, ma ei ole nii täpselt. Aga mis see unistus on? Aga ma tahan talus elada. Ma tahan hobitalus elada, ma tahan, et mul oleks kitsed, mul oleks lambad, mul oleks suur krunt, et mul ei oleks seda, et mu kuke kikiriki jääb kedagi närvi või häirib, et ma tahaks, et mul oleks ruumi. Vaata, ma ütlesin sulle, et ma kogu aeg scrollin neid linnukasvatajate Facebooki lehti, vaatan, selline kanatõug, selline parditõug. Ma tahan ka parte, ma ei saa parte võtta, pardid songivad aia üles, mul ei ole väga suur ahed, aga oleks mul suur krunt, siis ma saaksin endale ju kõik need loomad sinna organiseerida. Ja. Aga see tähendaks ju seda, et ma peaksin oma maja maha müüma ja siis ehitama kuskile mujale maja ja see tundub mulle jube õudne. Sest et sa just said valmis peame. Jah, sellepärast ma ütlengi, et ma nagu ei tahaks seda teha lähiaastatel, aga ma ütlen, et see oleks nagu my dream. Mingi 10 aasta plaan. Jah, sest ma ütlen ausalt, see on väga minu happy place, kui ma käin ja toimetan nende loomadega ja istun seal, vaatan, kuidas jänkud hüppavad ja kanad tuiavad. Mulle meeldib see ja ma hea meelega teeksin, et mul oleks rohkem kitsekesed lambad. Ja mõtle, kui mul oleks oma hobitalu. Kõik tahaksid tulla ju minu hobitallu. Jah. Muidugi, saavad kitse näha. Mina oleksin ka üks nagu atraktsioonidest, vaata. Saate, siin elab see harilik mallukas. Tehke pilti. Võite süüa anda. See on mingi Hessi või see peoga. Kommid on seal, saab osta, vaata Nagitsaid. purgist anda. Kui hästi rahulikult oled, siis ma söön peo pealt. Ei, tegelikult see on täiega cute. Mina olen vist üdin linna inimene, et nagu ma ütlen ausalt, kui mul ei oleks neid lapsi, ma elaks juba maal, ma arvan ammu, aga need lapsed hoiavad mind praegu tagasi, siis mul on need fucking lapsed. Et ikka on vaja, et nad saaksid ise kooli, ise liikuda või noh, ma tean, et paljud elavadki niimoodi, et ongi laste mingid autojuhid ja ma arvan, et eks saaks mingil moel hakkama, kui see oleks nii kaugel, et ütleme, kui iga hommik kooli sõita oleks siuke 40 minti, sellega ka veel elaks üle 45 minti. Oleneb, vaata maanteel sõidab ju kiiresti, oleneb kust poole seda leida. Aga ma eile õhtul lihtsalt Märtini Huuga kõrvale magama, siis ma scrollisin, vaatsin, mis maalapikesi pakutakse, siis vaatsin müüdi 27,000 ruutmeetrist. Mitte hektar. Jah, 2700 ruutmeetrit. 2700. 27 000. 27 tundub päris... Ei, 27 jah, sest et minul on mingi 1500 või midagi, et see oli jah 27, siis see oli nagu suur. Ja siis seal oli niimoodi, et mõlemalt poolt läks nagu mets on ja siis seal oli mingi karjamaa ja sinna oli sisse nagu tehtud juba see rada suure tee pealt ja siis see, seal ei olnud vundament, aga lihtsalt koht, kuhu maja võiks tulla, nagu see oli lamedaks tehtud, on ju. Siis ma mõtlesin, oh my god, mul mahuks nii palju kitsi ja lambaid ja ma ei tea, mis piisoneid, hobuseid, kõik mahuksid sinna ära. Aga ma tean, et see on liiga suur keberniit ja ma siiamaani taastun sellest eelmisest remondist. Mul pole siiamaani ühte seda varastatud ustki veel asendatud. Kus ma siis seda farmi hakkan ehitama, aga tulevikus või ma mõtlen, et ma tahaks jah. Jaa, see on päris äge. Ja mõtlen, ma saaksin niimoodi teha. Oma peas ma olen mõelnud, et oleks nagu maja on ja siis mul on see mingi, mis iganes loomade majad või tallid või on tallis elavad. Tallid ja laudad. Tallid ja laudad täpselt on ju, kus nad elavad. Ja siis ma paneksin mingi 2-3 aiamajakest või siukest, vaata, kus saab aastaringselt olla. Ja siis ma saan nagu pakkuda seal majutusteenust, aga see on nagu
see on see de-stress, vaata, sa saad tulla, võtad jänest, võtad lammast, kitse, kõike. Võtad lamma. Jah, et sa saad seal ööbida. Pakutakse ka lammast? Midagi ei pakut. No, midagi võib pakkuda, aga mitte midagi enda käelt, seda ma ei suudaks. Märten raudselt suudaks. Kas sa tead, et ta lõikas noaga ühe vuti pea maha või? Ma ei suudaks. Ma ka ei suudaks. Ta oli elus veel. Aga nagu barely, selles suhtes, ta oli barely elus. Aga see mõttes enamus loomet taputakse, kuna ma tean, jaa, see on nii õudne. Ja siis ma ei saanud aru, miks teda pead maha lõikas, miks ta nagu, ma oleks kujutanud ette, et stääbi teda. Ei, see tundub nagu just piinamine, et pea maha kredi easy püsi. Ma ei tea, aga ühesõnaga, vaata, siin ongi see osa minust, et mulle meeldib see talu mõte või see hobi farmi mõte, aga ma ei suuda nagu kedagi maha lüüa. No. Ja. Mul on vaja ainult neid loomi, keda ma saan patsutada ja paitada ja näppida. No lahedad ideed, minul seda ei ole. Mina vaatasin oma seda korterit ja mõtlesin, et kuna mul on reaalselt nii mõnus vibe seal praegu ja nii, nagu sa vaata aknast välja on roheline ja rohelisuses ja niuke rahulik, et kui me rääkisime sellest köögist ennem ka, et mul on ka köögist, kui ma olen saare taga, siis sa ei näe isegi vastas maja, vaid sa näed lihtsalt nagu puid ja nagu rohelisust. Et mulle väga meeldib selle ma elaks selle elupäevade lõpuni vabalt. Ei, mulle meeldib ka oma majas selles suhtes, don't get me wrong, on ju, et mul on ka väga mõnus seal, aga lihtsalt ainuke asi ongi see, et mul on nagu, ma tahaks rohkem loomi, aga mul ei ole neid kuhugi enam paigutada, et mul ei ole enam toas ka varsti enam rohkem ruumi. Ma ei tea, kuhu need kõik panna. No siis praegu teed natuke pausi loomadega ja siis varsti saad 10 aasta pärast, kui vana ma olen 45. Ongi aeg ära mutistuda. Täpselt õige aeg. Jah. Tõmban räti peale ja tallu ära. Ja oota, sest et jah, meil on ju 5 aastat on vahet, vaata. Ja. Et noh, ma räägin, et võib-olla 5 aasta pärast ma mõtlen ka, et noh, vaata, et tuled kõrvaltalusse. Jah, never know. Hakkame lüpsinaisteks. Praegu ma olen liiga young and fun for that, aga maybe one day. Jah. Elame kuskil kurna taga või ma ei tea. Ma ei tea. No võtame siis kirjad ja nii. Jah. Kas võtame siis samast koostast praegu? Jah. Okei. Ja nii, aju ja südame konflikt. Hei, olen 26-aastane, 8 aastat suhtes olnud, lapsi pole, mina tema esimene, minul eelnevalt suhteid olnud. Olen ka vanem temast. Noorelt sai kokku mindud ja varakult ka koos elama hakatud. Vahepeal mul ikka teisi noormehi silmapiirile tulnud, suutsin ka ühte üsna piirile viia, petsin, jätkasime, kuid mõtlesin, et see oleks pidanud siis juba lõppema. Usaldusega on endiselt keeruline, aga kooselu justkui toimiks. Kuniks tuli mu ellu mu kolleeg. Esialgu ei vaadanud ma teda üldse sellise pilguga, kuniks tundsin, et midagi on teisiti. Sain tähelepanu ja meil on fun. Ja ma ootasin megalt iga tööpäeva. Temast sai minu crush, ega temagi end tagasi ei hoidnud. Me vahel ei juhtunud midagi peale vestluse. Minu elukaaslane kahtlustas, et meil on teema. Mõlema deitasime. Nad on ka oma vahel tuttavad. Sucks to be me. Ja ma muudku armusin sügavamale, aga ma ei teadnud teise poole tundeid. Ei tea siiani. Aga see, kuidas ta käitus minuga ja kuidas me energia oma vahel klappis, ma tundsin end alati väga hästi tema läheduses. Kuidagi rahulolu. Kuniks mul diagnoositi depressioon. Sest et pendeldada 2 mehe vahel suutis mu aju ja südame ikka korralikult oma veel konflikti ajada. Kaalusin ka lahkuminekut, aga teadmatus, kas teine pool tunneb sama, mida mina ei lasknud otsuseid langetada. Ja ma ei julgenud ka sellest rääkida, sest ma olin ju suhtes. Kuniks möödus aasta sellest crushimisest, nägin ma oma crushi teise tibiga. Uurisin, mis värk on ja ütles, et jah, nad koos juba ammu, circa pool aastat. Mu süda lihtsalt murdus kildudeks. Kuidas, miks, mismoodi. Ma arvasin, et meie vahel tuleb midagi. Ise oled oma mehega, see on mingi, oh my god, how dare you? Kuidas sa suutsid kellegi teise kokku? Ma ei suutnud sellega üldse leppida, kuid sain aru, et päriselt nii ongi. Tuli rahu mu sisse. Enda kaaslasel pole enam nii väga viga kui varem ja kolleegiga saame samasti läbi nagu varem. Lihtsalt mina kujutsin ette vist, et meie vahel võiks midagi olla. Pilgud, kirjad, kiusamised, omavahelised naljad, öised vestlused. Avaldasin suhteliselt otse, kuidas ma temast hoolin ja katsesin teda, kui teda tööl pole. Ta oleks võinud mainida, et chill out, mul on naine olemas, aga ta lasi mul kõik endast välja rääkida.
end väljendada ja ma tunnen end nüüd nii lollina. Päriselt kujutasingi seda kõike ette või? Ma ei tea, ma proovin eluga edasi minna, aga tahtsin seda lihtsalt endast välja saada. Mis te arvate? Kas meie vahel võis midagi olla ja ta võttis enda lohutusauhinna, et ma suhtest välja tulnud? You keep going, girls. Ma ei tea, selles suhtes... Mina arvan, et ta kindlasti ei võtnud lohutusauhinda. Selles suhtes, kui ta oleksin tahtnud, you would have known. Jah. Ja nagu pigem on nagu jah, sest ma ütlen seda kogu aeg, ma tean, et me käitus nende sõnade järgi, aga ma ütlen alati, et if you're confused, siis sa ei meeldi talle, sest et mehed, kellele sa meeldid, kes tahab sind, mees, kes tahab sind, sa ei ole confused. Sa oled, nagu võib-olla sa oled alguses esimesed korrad, aga kui sa oled pikalt confused, siis ta ei ole huvitatud. Siis sa oled mingi variant, aga ta ei taha sind niimoodi vaata. Samas Märtiniga ma ei olnud kordagi confused. Ma alguses lihtsalt... Sa olid alguses korra confused, sa olid alguses confused, sellepärast, et... Aga ma ei arvanud seda, et ma ei meeldi talle kordagi. Ma ei teadnud lihtsalt, mis tüüpi inimene ta on. Ei, sa olid confused, et mis te olete, kas te olete sõbrad või mitte. Mäletad, ta saatis sulle voice'i ja sa oled mingi, ma nii confused. Sellest ise ei mäleta. Ma räägin. Okei, mul tegelikult tuleb meelde küll. Täpselt, et nagu, kui sa... Siis, kui me ei olnud veel näinud. Siis oli see. Jah, sa saatis voice'e, sa oled mingi aega, no mida aega voice'i, aga sa saatis mingi voice'i ja sa oled nagu mingi, okei, now I'm confused, sest ma ei saa aru, vaata. Jah, sest et me alguses hakkasime ju rääkima nagu sõpradena ja siis ma just lasin sulle seda, et ma ei mingi, mida see nüüd tähendab. Ja. Siis sa oled mingi, okei, ta vist võtab end sõpra, siis sa oled confused. Ehk siis alguses sa võid olla korra confused, aga kui sa oled pikemalt confused, siis nagu... It doesn't make sense. Ja ma arvan, et esiteks sa peaksid oma sellest mehest ka lahku minema, sest olgem ausad, sa ei ole vist väga temast huvitatud, kui sa mingi noorelt sai kokku. Ja nüüd hoiad kinni. Ja et sa oled petnud juba teda, miks sa tast kinni hoiad? Nagu, let that man go, lase tal ka minna leida keegi, kes on nagu väga interested temast kindlasti süksid on ju. Kui sa ütled, ta ei ole tegelikult mingi halb mees. Et ma arvan, et sa ise lihtsalt crushisid nii hullult selles kolleegi ära ja ma arvan, et tal ei olnud mitte mingit huvi suga koos olema hakata. Seda enam, et ta teab su meest. Võib-olla tal oleks ka lõbus see, et tulla tööle kellegagi, kui ta töötas kuskil kontoris või tööl on suht tihti igav. No sa teedki enda lõbusamaks. Sa ütlesid ka, et nii ootsin, et tööle minna. Mõtle, kui lõbus, paljud ei viitsi tööle minna, aga sa lähed teades, sa näed oma crushi ja mingi vibes. Et see ei tähenda üldse seda, et ta tahtis sinuga koos olla. See on ju kinda nagu mul see Kusti oli, vaata. Meil oli ka väga fun and games, kuni enam ei olnud väga fun and games ja tal ei olnud mitte mingit plaani oma naisest lahku minna ja minuga koos hakata olema. Aga see, kuidas ta kirjutas, oleks võinud olla see. Oleks võinud eeldada, et tead, ei saa neid mehiga usaldada. Nope. Nii et jah, ma arvan, et aju ütleb sulle loogilisemaid asju kui su süda. Nii et kuula seda. Nii, oota. Siin on üks väike vale arusaam, ma võtan järgmise. Mu situationship oli vaibavaras. Tere, räägiks teile salajutu, mis minu arust praeguseks supernaljakas on. Loodan, et teiste jaoks ka. Umbes aasta tagasi oli mul elus esimest korda au kogeda situationshipi. Detailidesse selles osas liiga palju laskuma ei hakka, aga lugu klassikaline. Hoidis mind 3 kuud õnge otsas, valetas ja siis otsustas päeva pealt, et enam minuga olla ei taha. Okei, arusaadav. Ei pea ma ju kõigile sobima. Jättis mu maha ja tõi kõik mu asjad kastiga enda juurest mulle tagasi. Üks asi jäi siiski tema juurde. Minu Zaarast ostetud vaip. Ta oli ju soetanud endale uue korteri, vaip oli mul varasemalt olemas ja seisis mul nagunii kodus kasutult. Peale seda, kui olin veidi toibunud suure situationshipi lõppemisest, mis lõppes suure draamaga, kirjutasin talle, et tegelikult tahaks enda vaipa ka tagasi. Kallis vaip oli kurat. Ta ei vastanud, kirjutasin mitu korda. Lõpuks lasin peale paari nädalat kirjutada ühisele sõbrannal, et tahan oma vaipa tagasi. Vastas sõbrannale, et toob. Okei, tore, aga keda polnud, oli tema ja vaip. Mul hakkas närv mustaks minema. Kirjutasin veel ise, palun too mu vaip tagasi. Ei vastanud. Siis tuli hetk, kus kolisin ja vaip oli mul juba päriselt vaja. Kirjutasin, et kui sa seda tagasi ei too, ma tulen ukse taha seda küsima. Siis lõpuks peale 6 aega vaiba tagasi palumise saagat, ta vastas, et toob selle õhtul tagasi. Kirjutasin talle vastu, et okei, ta teab, kus ma elan, et laseks ukse kella ja ma võtan vaiba ära. Mida ei tulnud, oli ukse kell. Vahepeal oli ta saatnud sõnumi, et jättis mu vaiba ukse ette. Tegin ukse lahti ja üllatus, mida ei olnud, oli vaip. Ta oli mu vaiba, mida 6 aega taga ajasin, jätnud mulle välisukse ette. Ja olgu öeldud, et ma elasin tiheda liiklusega kohas ja vaip oli pea 3 meetrit lai ja päris suur.
kujutate ette, kuidas ma vihastasin. Ta teadis mu uksekoodi, millises korteris ma elan ja otsustas jätta mu vaiba tänavale. Ja lisaks enne seda veel mind kuu aega ignoreerida ja lihtsalt mitte mu vaipa tagasi anda. Tulin siis enda meelest geniaalsele kättemaksuplaanile. Võtsin vaiba kaenlasse, läksin tuppa ja kirjutasin, tore, kus see vaip siis on? Enda meelest tahtsin anda suure õppetunni, et teiste vara tänavale ei jäeta, sest keegi oleks võinud vabalt selle endale võtta. Tegin talle veel pildi, et vaipa pole. Targa näoga nina püsti istusin diivanil ja sain sõnumi vastu. Ma nägin küll üle tee parklast, et sa selle kätte sai. Nii cringe. Ehk siis ta oli vaiba pannud mu välisuks ette ja läinud teisele poole teed passima selle asemel, et mulle see kas või koridori ukse taha tuua. Tol hetkel pidin piinlikkusest läbi diivani vajuma. Niigi lõi mu sisemine BSH välja, kui situationship break-up oli ja nüüd jäin niimoodi veel pastiga puhtu külahulli valmis. Õppetund. Mehed, tooge naise vaip tagasi, kui seda palutakse ja naised. Situationshipi õppetundide andmine maksab piinlikult kätte. Cheers. Tead, sellepärast ma olengi alati olnud nagu mingi tead, let it go ja let that vibe go ka ja nagu noh, tead, okei, ma saan aru, kui sulle päriselt hakkasid lõpuks kolima ja sul endal vaja, aga ja vaibad on kallid. Nad on sitaks kallid. Saara vaip veel eriti. Ma kujutan, et okei, tegelikult aus ja, aga noh, ongi vaata see, et no ennast ajaks ka närvi, kõik teised muud asjad said tagasi toodud, nüüd fucking ignoreerid, mul on vaja seda vaipa, et ma saan aru, et miks see naine seda tegi, see on funny on ja ma võib-olla oleks väike siuke mõte läbi käinud. Ma olen hullemaid asju teinud. Aga maja ees, vaata, no selles suhtes mehest võib-olla selles suhtes viisakas, et võib-olla ta siis ootas, et ta kartiski äkki, et keegi võtab ära. Aga tõesti, ma ei saa aru, kui sa seda kardad. Viisis korteri ukse taha vähemalt, kui ta teadis seda koodi, ta oleks sisse saanud, pane siis sisse poole. Ma mõtlesin ka, et alguses ma mõtlesin seda, et vaiba ära jättis sinna, et ei taha teda näha isegi, vaata, kui ta talle ei vastanud, aga sõbrannale vastas, et ma ei tea, on ju. Ta ei tahagi ju näha, et ta ütles ka, et suhe lõppes suure draamaga. No jah, vaata, et oligi, et see, et no aga ta oleks võinud ju ukses sisse selle panna ikka nahku tõmmata. Aga ta on mees, ta ei mõtle niimoodi. Ta mõtles seda, et tõin su sitase vaiba, näe, võta. Noh, ma arvan, kui neil lõppes draamaga, et see ei olnud ju see, et näed, tule võta mu vaibake, mis ju blablabla. Vaid see oligi see, et võta oma sitane vaipare, kirjuta mulle kunagi, mitte ma õigusta meest, aga nagu sel hetkel te peate, tema vihkas sind, sa vihkad teda, see lõppes inetult. See, et vähemalt said vaiba tagasi. Ja... Aga samas vaata, ma saan võib-olla sellest naisest aru, et miks ta närvi ajab, et teda ju jäeti maha, et see mees lambist mingi, ma ei tea, jättis ta maha. Ja nüüd on õigust veel ülegi kuradi vaipa ka tagasi too. Kerja ja luni oma vaipa tagasi. Ei, loogi, selles mõttes ma mõistan ka seda naist, et see on... Mis õigust selle mehel vihane olla on kuradi eat shit and die. Ei, ma mõistan seda naist ka selles suhtes, et loogi ju, ma oleks ka vihane. Mul on vähematki vaja, et vihane olla. Literally. Nii, politsei uuris, kas ma ületasin kiirust hobusega. See on osaliselt vale arusaam ja osalt üks piinlik lugu minu pagasis. Olin 10-aastane, kui sain jõulukingituseks oma telefoni. Tollal olin kirjavahetuses oma sugulasega, kellega olime sama vanad. Kirjutasin talle, et sain kingituseks oma telefoni ja andsin numbrid, et saab mulle helistada. Läks natuke aega mööda, telefon helises, ei tundnud numbrit ära. Võtsin asjalikult vastu oma nime öeldes, natuke hirmus, kes see helistab. Mees liinil teretas ja ütles, et helistab politseist ja tahab uurida infot kohta, mis neil, mingit selle kohta, mis neil on laekunud. Nimelt olid nad saanud ustavast allikast teada, et mina, kes tollal käisin hobuse tallis ratsutamas ja traavlitega sõitmas, oleksin hobusega sõites ületanud kiirust kohaliku hipodroomi juures oleval treeningrajal. Nagu lapsed ikka tolles eas ja vist veel täiskasvanus ka, ma kartsin politseid hullult. Hakkasin kokutama, et ei ole ja proovisin päästa ennast küsides, et mis päeval ja nii edasi. Mees liinil ütles kuupäeva, millal mina tallis polnud käinud ja ütlesin vaikselt, et ei ole tollal tallil olnud. Ei saa mina olla. Ikka ei taibanud, et hobusega ei saa ju mingit kiirust ületada. Mees liinil hakkab naerma, ütleb, et mu sugulas isa ja tegi tünga mulle. Mäletan seda häbi tunnet siiani. Kuigi saan aru, et see oli nali, ei saa ma jätta mainimata, et ma pole sellele mehele kunagi meeldinud ja sellegi pärast tundus see rohkem mõnitamine kui hea nali. Elina Sepp. Ma olen soomlane ja vabandan, kui kirjavigu seas on. Oh my god, äge, et soomlane niimoodi meile kirjutab. Tervitused, soomelainen. Just. Issand, mäletad, me oleme isegi Soomes vestlusõhtul käinud. 2 õhtut Seda sa olid Crazy Times. Appikene. Ei, aga
Ma ei tea, minul on alati prank calls meeldinud, et nagu pigem ta ei mõnita. No, aga samas, mida sa teed 10-aastasele? Et tee nagu enda vanusele siis prank call, et laps läheb mingi sabinasse, et issand, ületasin nüüd hobusega kiirust, politsei aga see ongi just helistab. naljakas. No jaa, sellel mehel oli kindlasti naljakas, aga sellel tüdrukul vast ei olnud. Ma arvan, et see sugulas oli ka naljakas, ma arvan, koos ju Jaa, helistasid. Et nagu selles mõttes, et issand oh my god. Me tegime ükskord naabripoisiga, tegime prank call'e ja me olime juba vanemad. Võtsime, vaata, sennil oli tasuta. Ja siis, ma ei tea, kas ma seda lugu rääkinud. Ei tea. Ja me helistasime, nagu tegime prank call. Alguses tegime lollakaid ja lõpuks me tegime nagu, teil osa kõlab nii halvasti, aga tegime suvalise kõnel, helistasime ja siis tegime nagu mingi seksi. Mis sul viga? Tegime mingid oiged hääli. Ja siis panime kõne ära ja siis me saime sõnumi vastu, kas võib liituda. Ja siis me viskasime telefoni kogu, me olime okei, tegelikult see on naljakas, me helistasime perverdile kogemata. Aga mõtle, kui funny, sa tegite perverdi päeva. See on mingi, oh my god, finally. Keegi helistab õige mehe jutuga. Aga täiesti, mis debiilsus me korraldasime. Nagu, see ei ole isegi prank, kui sa teed seksi hääli. Me olime kuradi peast debiilikud, me olime lapsed, see ei ole normaalne. Kui vanad? Ma arvan, me mingi 10-11. Okei, ma mõtlesin, et sa ütleb mingi 16-17. Ei. Sa ütlesid enne, et me ei olnud nii noored, siis ma mõtlesin, et... Ja me ei olnud nagu mingi 6, sest ma sain telefoni üles, kui ma 8 olin. Et sa pidi mingi 10 olema. Issa, ma küll ei saanud telefoni, kui ma 8 olin. Sain oma ema vana telefoni, selle Nokia 5110, vaata. Ja ma sain ka kellegi vana 5110, aga ma olin ikka vanem. Nojah, aga see mõte see aeg, ma olin sinu vanune. See mõttes, et sama aeg oli see. Ja meil on age gap. Ja, sest sa kogu aeg unustad seda, et ma ei ole sinu vanune. Okei, sorry. See on fine, et meil on age gap. Aga vahepeal, nagu ma toon selle korra ülesse, kui sa oled nagu mingi, et me oleme juba piisavalt vanad, siis on mingi, mõtle nüüd, kui sa minu vanune olid, mis sa tegid. Et nagu meil on ikkagi nagu, meil on age gap, et ma olen nagu oma ajas täiesti õiges kohas, vaata. Ma elan õiget. Minu peas sa oled 35. Ei, ma ei ole. Ja see ei muutu. No sest, mul ongi... Ja oma peas sa oled 25. Aga siis on mul 4 aastat aega, et abielludeks siis jõuda järele siin, et kui ma olen 35 ja elan majas ja mul on abikaasa, siis ma olen täpselt õiges selles. Ja siis me saame ühistalu osta. Jah, täpselt. Ja siis saab Kristinat ka toitmas käia. 1 euro tops ja. Või see paloomat anda. Lagutsed kausi sees. Okei, jah, või siis mulli. Jah, või sest seod seda pitsikestega. Ei, vaata, mina olen aega see, vaata, ma ei saa talus olla, siis ma lihtsalt kübaraga taam, vaata seal terassil. Nagu Tuuli Hindrekus. Ja. Ta on ka ju, käib seal, mikutab ja tripsutab ja ega tema ju mingit põllutööd seal ei tee. Ei tee. Ta lihtsalt joob. Tervitused Tuulile, kes lihtsalt joob. Ma joon ka lihtsalt, nii et it's fine. Nii, ma olen siia nii palju vale arusaamasid pannud, aga ju siis neid jäi tookord üle. Teate küll seda jõululaulu Talve Võlumaa, lumememmed jalutavad baaris, päkapikud tule ümber reas ja nii edasi. Sellest ajast saatik, kui ma ennast mäletan, siis ma olen seda laulu mõelnud endamisi hoopis nii, et lumememmed jalutavad kuskil baaris ja seal keset baari on lõke, kus ümber istuvad päkapikud ja üleüldse on seal väike peomeeleolu. Ja lisaks tuleb jõuluvana saaniga, kus on kingitused, jõues on lumetorm, kõik on baaris lamas. Ma ise olen hetkel 23 ja kui ma paar kuud tagasi seda enda õele seletasin, ma ei mäleta enam, mis põhjusel, siis ta nägu oli kirjeldamatu. Isegi jäin mõtlema, et kuskohast ma juba väiksena selle võtsin, et lumememmed on baaris ja seal on pidu, aga ma ei suuda seda siiani tegelikult muud moodi mõelda. Teile ka edu. Tead, ma peaks seda laulu täitsa kuulama selle mõttega. Aga ma arvan, sellepärast, et vanasti oli ikkagi, mõtleme 90-ndad, 2000-ndad alus, minust oli kogu aeg ainult üks pidu ja pillergar. Minust mu ema võttis mind peole kaasa kogu aeg. Ja vaata, kui vanemad kuskil läksid, siis nad läksid baari ju. Nagu mitte meie sophisticated people, et lähme restorani, vaata. Vanasti ikka baari. Baari, külakõrtsu. Ja tegelikult, kui sa mõtled selle loo peale, et see on nagu siuke casual sume peo vibe, et täitsa võib see baaris toimuda. Päkapikud. Ma mäletan, ma chillisin Black Mounti baaris kogu aeg, see on Mustamäel. Black Mount, Mustamägi lol. Black Mountis chillisin kogu aeg seal. Black Mount ongi Mustamägi, vau. Aga ei, ma ei tea seda. Black Mountis ühesõnaga. Kus asub? Maxima, Prismast üle tee Maximas, täpselt Prismast üle tee. Ja ma sain seal väga palju aega veedetud. Ma räägingi, et see oli nagu peokoht. Okei, kui ma veits vanem olin, siis mu vanemad hakkas mingid dekoltees ja Hollywoodis, aga nagu baarid olid ikkagi põhiplace ja
see oli mingi musta kassipaar või mingi. Musta kitse. Ei, musta kassi või mingi kassisaba. Musta kassisaba või mingi selline. Something koht oli ka. Peo-Leo. Ei. Kännukukke mingi koht. Kännukukke oli ka koht, jah. Jah. Ühesõnaga, back to the 90s. Back to the 90s, nii et see on täiesti aus, et sa arvasid, et nad on baaris, sest ja vanemad olid baaris kogu aeg. Ja mis need päkapikud sitamad on? Nii, mis torud need on? Tere naised. Räägin ka enda valaarvamusest, mis saatis mind piinlikult kaua. Nimelt teadsime lapsena, et inimesel on kõris 2 toru. Üks on kindlasti söögitoru, aga kuna ma polnud kindel, mis see teine toru oli, siis arvasin, et ilmselt joogitoru. Ühest torust läheb söök ja teisest jook. Aga kust läheb supp? Ma olin suppi süües alati väga mures, et kuidas need tükid oskavad õigest kohast minna, torust minna ja teisest leem. Tol ajal õnneks püreesuppe polnud, see oleks ikka väga juhtme kokku ajanud. Mina arvasin kogu aeg, et jook läheb ühest ja toit läheb teisest väiksena. No aga ta ka arvas ju seda. Ja ma arvasin ka väiksena. Ma ei ole kunagi seda arvanud. Vaata, kui sul läks jook, vaata, kui see läks vesi kurku, siis ma mõtlesin kogu aeg, et see läks valesse kurku, vaata. Aha, võib-olla. Jah, isse ma ei olegi selle peale mõelnud, aga jah, et läks kurku. Ja siis ma mõtlesin, et ta läks valesse. Jah, et ta läks sinna hingamise omasse. Võib-olla ma mõtlesin ka, sest üks on hingamiseks ja teine nagu toiduks. Asjade tarbimiseks. Kas tegelikult ei ole siis? Ma ei tea ausalt ka. Ootaga. Mina mette ajaks õppima minema. Aga ei, mulle tundub, et ikka me hingame sellega, millega me sööme. Ja. On või? Ja. Aga kus see vesi siis kurku läheb? Mis läheb sama kohta küll? Ma ei tea. Mulle vaatame see vahepeal kirju, et me olen 15 aastat tüdrukut, täiega klassiõdedega vaatame. Saame siit nii palju targemaks, aga ärge äkki vaadake. Äkki saame oma tarkused ikkagi natuke kuskilt. Kuule, aga okei, saage tarkus. Ma küsin ChatGPT käest. Küsin. Kas inimesel on kurgus ainult üks toru, et kas söök ja õhk liigub mööda sama toru ja jook? Nii. Et kui me siin juba räägime, anname siis adekvaatset infot ka. Ahaa, inimesel on natuke rohkem keerulisem süsteem kui lihtsalt üks toru. Nina ja suu viivad mõlemad kurku. Ja sealt edasi läheb 2 eri toru. Söögitoru ja hingetoru. Ja siis see ongi, kui vesi läheb, siis ta läheb kogemata sinna hingetoru. Vist jah, sest et tegelikult loogiline. Õhk peab kopsu minema. Ärme räägi rohkem, et tundub, et piinlikud. Ja söök läheb ju. Tõesti. Ja me teadsime seda, me teie jaoks praegu. Jah, tahtsime natuke lolli mängida. Bioloogia, juhu. Nii naljakas. Aga ma võtan selle nagu vahekirja ja siis ma võtan järgmise kirja. Ühesõnaga vaata see, kus mees või naine leidis selle toskutussu endal mehel spordikotist. Ja siis me naersime maailm varises kokku. Nüüd ta kirjutab meile, issand, kui dramaatiline kiri. Ma naersin koos teiega. Of course ma ei suutnud ka tõsiseks jääda. Ikkagi paar päeva hiljem küsin, et mis värk sellega on. Ta vastas, et vahelt eemal olles tuleb tuju. No mis teha, kui käed ära väsivad? See on absoluutselt okei. Võib algus tundus natsimelik päikest. Ütleme niimoodi, et vähemalt sa ise, et nagu mõtle, kui te oleks meile saatnud, ta oleks kodus ikka veel super dramaatiline olnud. Mehest lõpuks lahku läinud. Aga sa sai aru, et see on ridiculous ja siis me naarsime. Nii et näed. Üks suhe jälle päästetud. Söögitorudest me palju ei tea, aga suhteid päästame 2 lehte. Suhteid päästame ja ajame laiali ka, aga päästame ka. Win some, lose some. Maha ja taha. Nii cash. Ei naised. Olen kuulnud teie podcastist väljendit maha ja taha ja mõtlesin, mis ma mõtlesin, aga räägiks ühes ja iga enda elust. Vabandage ette, kui kiri tuleb natuke pikk. Nimelt olin koos oma eksiga, ühtlasi ka lapse isaga, kellele meeldis hullult pidutseda iga jumala nädalavahetus. Algs ja narks ja maha ja taha. Kadunud nagu tina tuhka reedest, vahepeal isegi varem ning laekus koju kas pühapäeval või esmaspäeval. Loomulikult täiesti plämmis olekus. Suvisel pühapäevasel päeval laekus härra oma pidustustelt. Muidugi mainin ära, et kui ta kadunud oli, siis minu kõnedega ega kirjadele kunagi ei vastatud. Mu sisetunne ütles, et võta see kuradi telefon. Eks oli parasjagu vetsus hädasi tegemas, kui ma ütlesin, et anna telefon. Vastuseks sain muidugi ootama tulemetsust välja, siis saad. Sellega ma ei nõustunud ja krahmasin temad selle telefoni käest, kui ta potil istus. Sisetunne ütles, et vaata Safarisse.
ja voila, mingi maha ja taha veebisait, paljad naised perse püsti upitamas, ennast müümas, erinevaid teenuseid pakkumas, appi. Ma ei olnud sellise asjaga varem elus never ever kokku puutunud. Ma vaatasin seda telefoni, mõtlesin, what the hell, läksin hooga Gmailile ja jälle voila. Ma kujutan ette, kuidas see mees terve aeg istus potile, ta ei saanud püsti tõusta, sest ta oli meid sittumine. Ja. Härra oli, siis tal paanika ka vaata. Õppis punnitud, jumala eest saaks ruttu lõpetatud. Härra oli saatud mingisugusele kiisuks Gmail meili, tere, saame kokku. Ma olin nii segaduses šokis, et kas päriselt ka minu enda elukaasena korraldab mingit sellist sitta. No, Kaila. Vend on iga nädalavahetus kadunud ja vastu võtta ja sa oled šokeeritud või? Ei ole väga šokeeritud. Mis sa arvasid, kus ta oli? Koguduses kuskil piiblit. Lihtsalt jõi kuskil baaris üksinda ja siis tuli, me ei charge sind, sest et see oli sinu jaoks šokeeriv ikkagi. Jep, viskasin ta telefoni tagasi ja ütlesin kõik. Tema muidugi hakkas kõiki teisi süüdistama, et keegi teine võttis tema telefoni ja tegi seda. Lubas, see oli naleks, siis mina ütlesin, et lubas veel peksa anda ja maha lüüa inimesed, kes tema suhet rikkuma tuli. See nagu Kert, vaata, kõik tahavad suhet ära rikkuda. Ja ei, nad kõik rikkuvad, mina ei tea üldse, mina magasin, kui need kirjutab. Ma olen peksa ka veel, kes räägib? Nii irooniline. Peale seda hakkas aktiivne korteri otsimine ja kolisin välja. Meil laps oli hetkel 6 kuuna. See hetk, päris rets ikka tegelikult. Läinud palju mööda, kui ta joogis ja peaga mukse taga kraapisin uttis. Muidugi lubasin endale, et mingis algsis või narksis peaga ta minu ega lapse ligi enam ei tule, aga siiski lasin ta edasi. Lubasin ta löö enda juures veeta. Aga kui ta parasjagu pesus oli, vaatasin ta telefoni ja mida ma näen maha ja taha. Jeesus Kristus. Kupatasin sealt vanidast mina viskasin sama õhtuga oma korterist välja jälle. Lihtsalt nii jäle. Ja neid sõnumeid polnud seal üks, vaid mitu. Kuidas ikka oli huvi seal maha ja taha olla inimesel? Ja. Nii kurb, kui see aga pole, on tegu nartsissistiga ja ta suutis mu veel peale seda ära rääkida, aga läinud palju mööda, kui kõik jälle kordus. Salestas mingid numbrid telefoni erinevate emotikonidega a la nagu musimärk või Virsiku Peppu. Oleks siis targem, pane siis lihtsalt mingi Juhan või midagi, sa paned nii obvious asja. Ma olin piisavalt tark ja läin Google'isse numbri sisse, maha ja taha. Võtke shot, kui ma ütlen maha ja taha. Õnneks nüüd olen sellest pasast juba mitu aastat vaba, iseõnnelikus ja hoolivus suhtes ja tunnen kaasa kõigile, kellega ta mingit teemat teeb, sest pole tema kunagi süüdi. Vahepeal podcastis erinevaid lugusid Tinderi seikadest ja muudest kuulates tundub nagu paljud oleks temaga koos olnud. Kiri sai pikk, aga kahjuks selliseid mehi on palju, kes selliste rõvedustega tegelevad, kui endal juba kodus naine olemas. Edu teile, ootan juba uusi podcasti osasi. Ma panen ta nimi ka siis järgmine kord. Maha ja taha. Aga maha ja taha. No ühesõnaga tegelikult kirjutasime niisuguse kurva kirja ja me irvitsime terve. Ei no, eks ta, ma arvan, et ta saab ise ka aru, et ütleb praegu tal on hea mees ja kõik on hästi, et eks tagantjärgi tarkus on alati kõige parem. Et vaata, kui sa kõrvalt nagu... Ma arvan, et ega see ei ole nii, et sa lähed kellegi suhtes seda esimesel reedel tõmbab nahku ja tuleb pühapäeval tagasi, et ma arvan, et see nagu vaikselt hakkab niimoodi juhtuma. Alguses on ainult reed ära. Ja siis on nagu harjud võib-olla sellega või tülid tulevad, aga harjud ja kindlasti vaata, kui ta ütleb, et see mees manipuleerib, siis kindlasti ütleb, seepärast ma olingi nagu kaua, ma teadsin, et vaata, mis nüüd jama sellest tuleb, ma ei tahtnud oma nädalavahetust ära rikkuda. No jumal teab, mida nad võivad välja mõelda, on ju. Ja siis, võib-olla ikka ei taha nagu, tahad loota, et ta vähemalt ei peta, vaata, et okei, võib-olla on lihtsalt jotter. Aga nad ei ole kunagi lihtsalt jotserid. Sest et nagu, eriti kui ta kirjuta sulle ka, siis on nagu ta üldse kontakti, siis on ju, seda kontakti mujalt. Ja aga nii haige, eriti veel mingi maha ja taha vaata. Et okei, petab, et leiab endale kuskilt, ma ei tea, klubist või baarist kellegi. Siis ta peab maksma ja otsima. Mingid rõvedad, mingi lörtsitud maha ja taha. Laps kodus, et äkki ja siis tood koju mingi haigus oma naisele või me ei tea. Juu. Mõtled, et ema imetab ja saab mingi klamüüdia või? On normaalne või? Jah. Issand jumal. Aga no vaata, see ongi nii haige, et me võime praegu naerda, mitu korda sa pead oma mehe telefonist maha ja taha leidma, et see lõpuks nagu oleksid, et dissis. Aga no ei, tema ei olnud süüdi, ta peksa, kes süüdi oli. Ta läkski otsima. Ja keegi kogu aeg võtab ta telefoni, läheb maha ja taha saidile, saadab sõnumeid. Muidugi ta on terve nädalavahetuse ära, ta otsib seda süüdlast mööda linna. Kes on? Ta ei tea. Alla ei anna. Never ever.
issand, aga mõtle kui haige, kui vaata mulle tehti sinna ihasse konto, mõtle kui mul oleks maha ja tahasse tehtud. See elu lõpuni, kui sa mu nime guugeldad, siis jõuad kuhugi maha ja taha saidile. Praegu jõuab ihasse või? Ei, aga äkki numbriga jõuab, ma ei tea. Ma loodan, et ei jõua. Ma ei tea. Me saame varsti teada. Ei, vist ei jõua, sest et nüüd võeti ju maha sealt. Aga varsti saame teada, kes see on ka. Ja. Mallu käis politseis ja eesnime on teada, nii et shake your boots, bitch. Otsime ta üles ja vaatame, mis tal öelda on. Lähme ukse taha. Küsime, mis tegid? Miks sa mind ihasse panid? Loll oled. Kuradi vigurvet oled ikka küll. Siis lähen nuttes koju. Aga ei, nagu tahaks tõesti, nagu reaalselt, mis su vigastus on? No, täpselt seda tahakski teada. Nagu mis su probleem? Et mida ma tegin sulle? Kaudselt, kui ta vahele jääb, nüüd ta hakkab nutma. Ei no jah, aga ma tahan teada, mis ajendas teda seda tegema. Et mis ma nagu... Jah, see on crazy. Tahtsid ta on raudselt mingi üksik igav inimene. No jah, ei tea. Pärast tuleb välja, et ta on nagu mingi, ma ei tea. Tuttav. Prestiižikas mingi. See oleks nii Mark sellise asjaga vahele. Ma ei tea, ma julgeks kunagi sükest asja teha. Ma isegi kui ma oleks nii saikar, et ma tahaks, ma julgeks, ma kardaks vahele. Mallu tegi siis enne, kui ta nime sai teada, kes on. Käes kõigile, raudselt see on Kristina. Raudselt Kristina. Ei, no teisi peal saab mõelda, Kristina oli raudselt see. Ma mingi, mida sa arvad minust? Et mul on tõesti aeg sellist asja tegeleda. Aga ei tea, Kristina oleks juba sabines, et toimigi, ei, ära hakka sinna politseisse, mina pole sul vaja teada, kes see on. Ma ei öelnud kordagi. Ma olin tähega mingi, lähme politseisse ja ma tulen kaasa. Hallo, Kalla, nagu. Kas sa pead uuesti minema politseisse? Ei. Rohkem pea. Praegu on kõik ütlused antud, ta peab veel selle meili mingi päringud saatma. Ma hakkasin tähega kaasa tulla tähega, ma nagu emotional support. Isegi Märten ei saanud kaasa tulla. Ei saanud, ootas selle ees. Jah, no muidugi meil olid ka lapsed autos. No seda küll, jah. Nii et jah. Ma tähega mingi, ei, ma olin seal. I was there. Ma nägin, kus see juhtus. Las ma jalutan siin osakonnas ringi, et saata, mis toimub. Jah. Okei, nali. Anyways, lähme edasi. Nii. Mina või? Jah. Ei. Ma just lugesin maha ja taha. Ei, sina lugesid maha ja taha. Jah. Nii. Kehtivuse kaotanud SOS pill. Hei Mallu ja Kristina. Mainin enne kirja ära, et pole kunagi olnud suur podcastide kuulaja, kuni 1 päeval sattusin kuulama kogemata teie podcasti ning peale seda on kõik muutunud. Kuulan teie podcasti igal ajal, iga päev, autoga sõites, süüa tehes ning isegi duši all. Kuidas? Thanks, et olete nii vahvad and keep it going. Nüüd siis kirja juurde. Paar kuud tagasi, kui timmisin ühe kutiga, tuli isu seksida, kuid mida polnud, oli kondoom. Olen noor neiu ning ilma kaitsevahendite seksimine on minu jaoks no go. Kuid kuna isu ja tahtmine suur, siis ajasime oma asjad ilma kondoomita ära. Hiljem tunnistas kutt mulle, et pole päris kindel, kas jõudis ikka õigeaegselt välja tõmmata, mille peale muidugi mul hea meel ei olnud ning kindluse mõttes tahtsin võtta SOS pilli. Kuna elan maal ja kõik apteegid on pühapäeval kinni, siis ei saanud ma seda kuskilt osta ja linna ei viitsinud ka sõita. Mulle meeldib see, et teine variant on, et saad lapse, aga ma ei viitsi linna sõita. It's fine. Õnneks meenus mulle, kuidas ema oli kunagi ostnud koju SOS pilli ning pani selle rohukarpi juhuks, kui seda vaja läheb. Läksin siis vaatama, kas pill on endiselt seal ning oligi. Mäletan, kuidas pinge mu sees langes ning võtsin selle sisse ning karbi pakkisin mitme pakendi sisse ja viskasin kohe õue suurde prügikasti, et keegi pereliikmetest seda ei märkaks. Kuna olen ka varasemalt SOS pilli võtnud, siis tean, et pärast pilli võtmist peaksid päevad hakkama umbes nädala jooksul. Kuid minul läks aina päev edasi ning päevad polnud alanud. Alles siis hakkasin mõtlema sellele, kui vana see pill võis olla ning sain aru, et sellest ajast on mitu aastat möödas, kui ema selle ostis. Jooksin siis koheselt õue, tuhnisin prügikasti läbi ning pakendasin seal päris kaua lahti, kui lõpuks leidsin üles. See SOS pill oli oma kehtivuse kaotanud 2022 aastal. Olin täiesti sõnatu, endast väljas ning olime kutiga juba mõlemad kindlad, et olengi rase. Rasedustesti ma veel ei teinud, sest alles 10 päeva oli möödas. Samal päeval mõtlesin, mida teha ning helistasin perearsti nõuande telefonile, et saada mingit nõu või soovitusi. Et ei kujuta ette ka, mis mulle seal öeldi. Esiteks võttis telefoni vastu mingi vene keelt kõnelev naine, kes ei osanud eesti keelt rääkida ega saanud midagi aru ning küsis sõna-sõnalt mu jutu üle ning lõpuks ütles, et ma jooksin palju ette ja oleksin rahulik ning loodame kõike paremat.
panin kõne kinni ning naersin kutiga selle soovituse üle. Jõin siis iga päev vett ja olin juba kindel, et olen rase, kui paar päeva hiljem vetsu minnes nägin, et mul hakkasid päevad. Korralik pingelangus oli ning lubasin endale, et mitte kunagi ei tee enam pull and pray'd. Annan ka teile ja kuulajatele hea soovituse. Kui teil peaks olema kunagi mingi mure või probleem, siis lihtsalt jooge palju vett ja ärge pablage. Ja kindlasti kontrollige enda SOS-pilli kehtivust enne, kui selle endale sisse võtate. Jätkake samas vaimus ning päikselist suve algust teile. No, see oli päris ammu. Mind esiteks pani mõtlema see, et ma tõesti ei teadnud, et SOS-pill kehtivuse kaotab. Minu peas kuidagi nagu ravimid või... Ja ei kaota enam Jah. kehtivust. Ma ei tea. See pulber ei tööta enam. Mõtlen ka, et ikka ju peaks töötama. Või... Ma arvan, tundub, et töötas ikkagi. Jah, või siis ta lihtsalt jäänud rasedaks Jah. tol hetkel. Aga ma mõtlen ka, et huvitav, et kui palju tütreid nende peres siis oli, et ema igaks juhuks oli SOS-pilli. Ma mõtlen, mul ravimikarbis on kõike väljatud SOS-pilli. Jah, tõesti, et sükest asja ma ei... See minu SOS-pilliga vähemalt nagu, ma nüüd räägin nagu kogu aeg võtaks, on ju, noh, ühe korra, kui mul nüüd vaja on olnud, siis see on nagu järgmine hommik ja seda peab mees ostma. You fucked up, you pay nagu. See ei ole odav ju. Ei, vist ei ole jah, see on ikka sott või midagi. 50 € minu arust. Ma ei tea täpselt, mina ei osta, sest if you fuck up, you pay nagu all. Aga no, ma hakkasin mõtlema, et huvitav, et kas see oleks nagu good parenting või nagu bad parenting. Ma arvan, et see on pigem good selles suhtes, et sul ei ole laps rase. Ei, seda muidugi, aga nagu, et nojah, sa võid lapsele seletada 1000 korda, et ära maga kellegagi ilma kondoomita, aga see võib ka katki minna. Pigem, nojah, selles mõttes pigem, et SOS-pill on seal, las need siis need kondoomid ka olla, sest they're gonna have sex anyways, nii et pigem lihtsalt teevad seda siis. No, nästi. See on nästi, aga this life, no mitte päris mingi 11 aastat, aga nagu kui nad on jah, ja vaata, võib-olla see ka, et kui sa ütled, et sa maksad mingi 50 €, on ju, ega noortel ei ole tavaliselt siukest raha. Ja ei julge võib-olla öelda. Jah, ei julge öelda ja siis pärast ongi rase, et pigem äkki issand peakski koju ära ostma. Nüüd meil on seal juba 13-aastane, kohe 12-aastane, mina ei tea, millal lapsed pihta hakkavad. Ma loodan, et paar aastat ikka veel läheb. Siis see kaotab ka kehtivus. Aga siis ongi närvikõdi neile. Kas töötub või närvikõdi ja siis on veel see, et siis peale seda nad on ekstra nagu mingi oh my god, sest et see närvikõdi, mis seal tekkis sellest. Aga ma panen paki peale suurelt kuupäeva ka. Vaata seda mingi, mis kehtiks kaua siis lihtsalt. Noh, et siis kui nad paari aasta pärast. Aga võib-olla ma veel ei osta, ma lihtsalt tuleta mulle meelde paari aasta pärast, et ma ostaks. Sest et mul on hästi hea mälu. Aga ei. Tuletage teie mulle meelde, kallid kuulajad ja vaatajad. 2027. Jah, siis saatke mulle kiri, et ma ostaks koju SOS-pilli ja paneks selle ravimikarpi. Aga siis ma pean ju kõigile ütlema ka, teen siukse casual. Ma uuendasin ravimikarpi. Et seal on kõiki, seal on plaastrit, valuvaigistit, SOS-pilli, rasedustesti, kondoome. Kõike saab. Valuvaigist. Jah. Nohurohtu, köhasiirupit ja lutsusprit. Kellel mida vaja on, võtke julgelt, ärge isegi mulle küll. Ja ärge kindlasti võtmata jätke, kui vaja on. Jah. Saab alati uusi osta, et lihtsalt võib-olla andke teada, kui midagi on sealt otsa saanud. Jah. Aga jah, ei 2027, issand juba, 2027 ma just täna mõtlesin, või eile mõtlesin selle peale, eile kui 1. september oli, siis ma mõtlesin selle peale, et Kelani 2 aasta pärast läheb kooli, et siis eile lihtsalt mu sotsmeedia täis see esimene koolipäev, mingi postitusi asju, aga kõigil oli nagu nii fun ja mul oli täiesti tavaline, läks lasteaeda täpselt samamoodi. Jah, Marta isegi läinud lasteaeda, aga teised jah läksid kooli, aga kuna meil oli ka 5. ja 2. klass ja Pellu läks 7. siis need ei olnud ükski siuke aktus, kus nagu vanemad oleks ka, vaata 1. on ja siis 9. ja 12. Nii et basically jah, viisime lapsed kooli ja ma tegin muidugi head pulli, et Pellul ei olnud nagu viisakaid jalanõusid, tossud. Ja meil on sama jalanumber ja siis ma olin mingi, et tal olid sellised mustad püksid ja must nahkjakk, et ma andsin talle ühed mustad kontsaga saapad. Aga
ma tõesti ei mõelnud seda, et ka mina ise, kui ma neid viimati kandsin, ma käisin Ülemistes ja mu jalad niimoodi valutasid, nagu see, need kontsad ei ole väga kõrged, aga Aga kas sul on ühed mugavad kontsakingad ka? ma ei tea, kus need on, ma ei leidnud neid üles, ma leidsin need, need nagu tead, vaata siuke üleval on nagu sukk või ma ei oska öelda, vaata saad nagu jalga tõmmata. Ja, need on nii. Mine pekki, ma reaalselt, ma ükskord käisin lastega Ülemistes, muuseas Pellu oli ka siis Ülemistes, kui ma sinna parklasse jõudsin, mul oli siuke tunne, et ma võtan parklas kohe ära, et ma ei saa ühtegi sammu käia ja vaene Pellu pani need jalga, noh, Märten viis ta ju autoga kooli, aga nende aktus ei olnud mitte koolis sees, vaata, tead, kus on laagrikool seal, kus ma enne elasin sealt üle tee, vaid kui see nüüd hakkab minu poole sõitma, seal on üks park, eks need jala kõndisid koolist parki, ma ei tea, miks need pargis oli see aktus ja siis nad seisid seal veel mingi tund aega. Ja tal jalad niimoodi valutasid, sest ta helistas mulle, et kas ma saan talle järgi tulla, sest no vaata, ta on nii vähe aega seal elanud, ta ei tea vist isegi täpselt, kuigi noh, see on lähedal, aga ta vahet ei ole, mõtlesin, ma lähen järgi talle, Märtenit ei olnud. Ja siis vaatan, et seisis seal nagu ringi peal, aga ma ei saa ju seal seisma jääda, nii ma keerasin esimesest tänavast sisse, helistasin talle, ma nägin sind, et tule siia. Siis vaatan, mingi jube aeglaselt tuleb, mõtlen, et nagu inimesel kui aega maailm. Siis sa otsused, saad aru, mul on nii valus. Ja siis ma veel mõtlesin, et kuna Märten oli too, et minu autoga ja ma ei leidnud alguses Märteni autovõtmeid, siis ma mõtlesin, et ma helistan talle, ütlen, et kuule, et ma ei leia Märteni autovõtmeid, tule jala. Ta ütles, ta ei oleks üle elanud seda. Oh my god, vaene laps. Ja, aga need saapad tuleb kohe naaksu visata, nendega ei ole võimalik. Kuigi ma olen neid ühe korra edukalt suutnud kanda siis, kui ma läksin sööma Märteniga, et nagu kodus paned jalga, istud taksosse ja restos istud. Noh, et nii saad hakkama. Aga tegelikult mõttetu on hoida siukest jalanõusid, millega ühtegi sammu käia ei saa. Tegelikult ei ole, jah. Ma ei tea, kuidas me sinna jõudsime oma jutuga, aga noh, ühesõnaga. 2027, et kooliaasta ja kõik asjad. Et aga ei, selles mõttes, ei ma vaatasin ja, et lihtsalt kui kellelgi oli ka niuke, vaatad esimene, räägin see rahumeelises vanemus, keegi kirjutas ka, et tal oli just hästi keeruline 1. september, et ta on lapsega just hästi, et ta just mõtleb, et kooliaasta algab, et tal ei ole nagu seda, et noh, et mingi easy peasy, võtta lihtsalt see võitlemine lapsega hakkab jälle pihta, et suvi on lihtsam, et siis ei ole neid nagu kooli asju, et ei ole nagu nii-öelda tavapärane laps tal, ehk siis keerulisemad ajad ja siis ta ütleski lihtsalt, et ta nägi kõigi neid toredaid mingi Instagrami postitusi ja Facebooki postitusi, 1. september, kõik tundub fun, aga ärge nagu mõelge nüüd seda, et keegi tegi toreda Instagrami postituse 1. september, et tal tuleb nüüd nagu tore lihtne aasta, vaata, et see on ikkagi keeruline. Ja selles suhtes ma kujutan ette küll, et kui on lapsi, kellega vaata peab nagu hästi palju tegelema ja mingi kooli asju, mõni vaata ei taha ja ma ei tea, mis iganes asjad veel, et mul on praegu selles suhtes siiamaani vedanud, et Mari teeb kõik oma asjad ise ära, et ta väga harva umbes küsib midagi või kui küsib, siis küsib ka mu ema käest ilmselt. Et tal ei ole nagu sellega probleemi, et ta ei tahaks minna või ta ei tahaks teha. Lende on natuke siuke aeglasem, ütleme nii, aga noh, ega ta käib alles 1. klassis, et mis teisel väga midagi. Võib-olla nüüd teises hakkab midagi tulema, ma ei tea. Pellu tundub, et saab ise hakkama. Ja teised 3 on. Ai, Luulu läks ju ka kooli. Ja Luulu esimene. Läks kõigile, et lisa abiras maljuke. Ai, ma arvan, Luulu saab hästi hakkama. Ja, ta tundub niuke aktiivne ja chill ja. Et selles suhtes, et ei tea, et nagu, et kuidagi, no ma tean, et mul sõbrannal on just see, et ta laps nagu, noh, et see peabki maha istuma ja õppima, et kas siis tema või ta mees, üks nendest peab lihtsalt istuma maha ja õppima, lugemist just ja mingid kirjutamist. Ma olen nii kannatamatu, et ma arvan, et ma lihtsalt oleks ühel hetkel, et tead, ei ole sul seda haridust nii väga ka vaja. Siis on lastekaitsega kohe. Kool on kohustuslik, lasteaeg on pohhui. No, nii et vedas. Martaga tundub, et talle meeldib ka vaata, ma arvan. Ja Marta eile õppis lahutamis ära. Ta enne oskas ainult liita. Ja siis ta tahab kogu aeg, et ma teeks talle, et ma küsiks, no, et palju on 5 + 3 või niimoodi. Ja siis ma ütlesin, et aga teeme lahutamisega ka, et teeme 5 - 4. Siis ta ütles, ma ei oska miinusega. Ma olen nagu, et aga see on ju sama loogika, lihtsalt sa pead ära võtma. Siis ta oli mingi, aga ma ei saa kunagi aru, palju ma pean ära võtma. Siis ma mingi see, mis ma järgmisena ütlen, 5 miinus, mis peale miinus tuleb, seda peadki ära võtmist. Seda pole keegi mulle enne öelnud. Ja siis hakkas lahutama ka, nii et nüüd ta oskab ka lahutada. Väga tubli. Ja kusjuures selleks meil õpetati kõikist koolis ja praegu põhimõtteliselt, kui sa lähed 1. klassi, sa pead oskama tähti, lugemist. Minu meelest ka jah, et peavad, noh, enamus vist ikka oskavad juba. Ja, et oligi, et ma mäletan, et meil hakati õpetama 1. klassis, said seal aabitsa, õppisid AB, noh, et hakkasid A tähest ja niimoodi ja siis liitmine, lahutama. Nüüd on kind of see, et
sa juba pead kooli minnes oskama kind of kirjutada ja lugeda. No selles suhtes, et ega Lende ei osanud väga palju, ta oskas mingi tähti obviously, ta oskas ja midagi ta oskas kirjutada, aga mitte väga hästi, aga Lende läkski sellepärast väike klassi vaata, et seal on vähem lapsi ja siis seal tegeletakse nagu rohkem individuaalselt, et päris niimoodi vist ka ei ole, et kõik peavad nüüd, ei saa lihtsalt oodata seda. Seda küll eriti kool ongi õppimiseks. Jah, et mõnda last lihtsalt huvitab, vaata, ta tahab ise teha ja mingi, aga mõnda ei huvita, siis oota, meil on üks väike vale arusaam siin vahepeal lugemata, ma võtan selle, see on hästi lühike. Okay. Vale arusaam. Ma olen väiksest peale aru saanud, et Otepää asub Šveitsis. Nüüd 2 aastat tagasi tuli välja, et see asub hoopis Eestis. Ma olin väga üllatunud, kui seda kuulsin, sest mul on alati Otepää ja Šveits jätnud sellise aastaringselt külma ja lumise mulje. Ma isegi ei tea, miks. Kui järele mõtlen, siis saab ikka naerma küll. Nojah. Ütleme nii, et see on niisugune huvi. Siis kõik on ka käisin Otepääl, vennal raha on kogu aeg Šveitsis. No aga nüüd on siis nii, et järgmine kord, kui te meid näete, siis on meil hooaja viimane episood. Ja jume on peal? Jume on peal, no mul on tegelikult... Ei ole, seal ei ole soegi, seal on 12 kraadi Kalja. See on 20 või? Ei. Ma plaanisin ainult bikiine kaasa pakkida, Ei, ma just vaatan Sydney praegu. Ma sain aru, et nagu suvi hakkab. Ei, neil hakkab... Ei, päeval on 26 kraadi. Okei. Nüüd täpselt järgmine järgmine nädal, esmaspäev on 26 kraadi, siis läheb külmaks just, kui meie jõuame. 17 vihm, jah. Ja enne seda on just niisugune soe ja mõnus. Äkki läheb veel paremaks pärast, ma ei tea. No mina igatahes olin arvestanud 12 kraadi, nii et joped selga ja... Okei, siis ma pean ikka mingi soojemad asjad. Ma olin reas, mul oleks ainult suvekleedid ja bikiinid on, by the way. Ma ei mõelnud, ma mõtlesin Austraalia soe, ma ei mõelnud nagu. Siis mul öeldi, et suvi hakkab seal ju. Ei hakka. Või siis kevad hakkab seal. Ei, kevad hakkab jah. Persse. Oota, aga Pertis? Sama. Suht sama. Vaatad või? Pertis on natuke soojem. No. Väike, aga... No ühesõnaga, sellised lood siis ja... Taha viina. Cancelisse Austraalia. Ei no, siin jah, eks me saame siis järgmine episood. No jumet ei tule siis, aga siis näeme ja... Jumet ei tule, aga äkki meil on hea ja reisiseiklused selja taga ja äkki meil on palju põnevat teile rääkida. Äkki ei ole midagi. Äkki me teeme New Yorki ja lamame terve aeg hotellidu. Hästi lahe saade tuleb, mida vaadata siis. Jah, tulebki. Meie voodis. See kõlab nagu mingi muu saade. Kuule, aga davai siis, love you guys ja näeme järgmisel nädalal. Tšau! Tšau!